huvitavad nagu argumentide mõttes just sellised teemad, milles on potentsiaal minna väga-väga emotsionaalseks ja siis, kui osatakse sellest nüüd nagu minna, keegi ei keela emotsionaalne olla, aga et sa selle kõrval või selle taustal tegelikult oled nagu hästi argumenteeritud ka. Karusloomakasvatus ja loomade siis kasvatamine karusloomafarmides on üks teema, mis Eestis on nüüd viimasel ajal natuke rohkem tähelepanu all olnud. Ja sellest on siis täna Päevalehe arvamusküljel üks pikem lugu ka. Pealkiri on selline emotsionaalne, et humaanselt ei saa tappa neid, kes tahavad elada. Aga tegelikult see, mis seal artiklit lugedes paistab ja veelgi enam, kui minna siis sinna organisatsiooni, kes selle asja eest seisab Loomuse kodulehele, et siis nad tegelikult on teinud nagu päris hea töö sellega, et võtta kokku see tõestusmaterjal. Seesama, eks tuleb nagu teadusuuringutest tõestusmaterjal selle kohta, et loomad on meile palju sarnasemad, kui me oleme siiamaani võib-olla arvanud. Neil on palju rohkem nagu kogemusi, hirmu, valu ja nii edasi. Sellest tulenevalt meie kuidagi õigustus neid mütsituttidena kasutada ja selle jaoks kohelda nii, nagu neid karusloomafarmides koheldakse, et see tegelikult ei ole kuidagi nagu ratsionaalselt põhjendatud. Ja üks huvitav argument, mille nad veel on toonud päris tugevalt välja, on see, et selline tegevus on kaotanud demokraatliku toetuse. Ehk et toovad välja, et 69% inimesi Eestis tegelikult on sellise tegevuse vastu. Nii et nagu soovitan lugeda seda lugu ja siis seda, mis Loomus seal nagu taustal räägib, keskenduda sellele, mis see nende argumentatsioon on. Nad tegelikult on pannud kokku täitsa hea argumentatsiooni, et selgitavad, tõestavad. Nii et see on märkargumenti nagu üleskutse raames väga hea lugu täna.